tere, mina olen siis Leela Jegorova ja mina teen siis intervjuu Diana Väli-Kurikov. Nii, räägi, mille järgi sa otsustasid õppima seda eriala minna? Viljandisse. Jah. Tead, sellega oli selline huvitav asi, et ma tükimat aega mõtlesin, et võiks minna õppima, kõrgharidust saama. Aga ma olin sidunud oma elu tol hetkel kultuuriga aga samas mulle meeldis noortega tegeleda ja huvijuhindus, tol hetkel oli ta huvijuht loovtegevusõpetaja eriala. Huvijuhindus oli minu jaoks selline nagu kultuur noorte seas ja see oli siis selleks otsustavaks faktoriks, et miks ma just seda eriala õppima läksin. Mis aastal kooli lõpetasid? 2019. Ja kas oli ka, kui sa nagu seda õpinguid alustasid või õpingute käigus nagu seda mõtet, et jätaks selle õpingu pooleli? Jaa. Neid kohti oli päris mitu. Aga millal nagu esimene selline mõte tekkis? Äkki see oli esimese kursuse lõpus, kui väga pikk maa oli veel minna ja suhteliselt vähe oli läbitud ja siis oli see koht, kus sa mõtlesid, issand, ma enam ei jaksa, et seda on nagu palju, aga ei, mingi hetk sain sellest üle, kas äkki suvevaheaeg tuli peale, et sai puhatud, natukene kogutud ennast ja siis uue hooga. Aga mis nagu aitas selle ülesaamise? Äkki oligi puhkamine. Aja maha võtmine? Ja, aeg ise endale oma perele. Mis on nagu õpingutes kõige eredamalt meelde jäänud? Seminarid. Sergei Drõgini seminarid. Ja praktikumid. Temal olid sellised erksad, mõnusad praktikumid, kas või see sama köietöö või viha valitsemine. Me mängisime teatud olukordi läbi. Mitte see õppimise protsess laua taga, vaid pigem see ise kaasa tegemine, ise asjas osalemine. Just. Aga ma ütlen, et siis oli ka 4 aastat see õppetegevus. Jah. Ja kas, ütleme, tuli näiteks peale 2 aastat ka valida, et kas eriala, et ma tean, et meil tuleb kas draama või siis seikluskasvatus. Ja. Suunaga olin mina otsustanud juba esimesel kursusel, et mina tahan seikluskasvatust. Kas kahetsed otsust? Ei, absoluutselt mitte. Kõik rääkisid küll, et draama on lihtsam ja seal on nagu rohkem teooriat ja praktikume on nagu vähem ja nad on nagu lihtsamad ja niiviisi, et seikluskasvatuses on turvalisust vaja õppida hästi palju ja üldse nagu seda on nagu liiga palju. Aga ei, mitte kordagi ma ei kahetsenud, et ma võtsin just selle suuna. Kas miskit on nagu mõjutanud ka selle valiku tegemisel, et ma mõtlen see seikluskasvatuse just see valik? Tead, ma olen suhteliselt elava loomuga inimene, et draama, ma ei saa öelda, et draama on selline nagu, aga seiklus, looduslähedane, ma ei tea, ma ei oska seletada. Ütleme nii, et hingega ma tundsin, et see on nagu see koht. See on see, mida ma tahan endas proovida ja katsetada. Okay. Kuigi hetkel, ma mõtlen, et koolikeskkonnas võib-olla seda draamat oleks nagu rohkem vaja, aga samas seiklust ma saan ka koolikeskkonnas arendada. Aga siit ma küsingi edasi, et millega sa praegu tegeled? Praegu ma töötan Paide Illarandsu põhikoolis huvijuhina. Juba siin koolis olen 5 aasta. Enne seda olin Maarjamaa hariduskolleegiumis ka huvijuhina. Ja
peale selle ma olen vabatahtlik igal pool muudes kohtades ka, et näiteks Paide noortebändide festival ja niiviisi ikka noortega ja kultuur ikkagi, jah, see on. Aga millised õpingu ajal saadud teadmised, oskused, arusaamad on muutunud alles peale õpingute lõppu nagu tähtsamaks ja oluliseks? Sa tõid välja just see, et oleks võib-olla seda draama külge rohkem võinud olla, et aga on veel, mis nagu peale selle kooli lõpetamist on nagu... Tähtsaks võib-olla on see turvalisus muutunud, et ikka kui on mingisugune väljasõit või mingisugune matk plaanis, siis ikka mõtled kõik asjad, kõik etapid läbi, et kuna vastutad ju noorte eest, et noortel on niisugused riskianalüüs siis? Jah, aga riskianalüüs on kindlasti, aga mitte ainult noorte puhul, ka erinevad olukorrad, et mis võib juhtuda ja mida nagu võiks vältida ja niiviisi, et see on nagu oluline. Tagantjärgi mõeldes, et mida oleks võinud teada enne kooli et mida oleks võinud rohkem teada? Ma olen mõelnud tegelikult sellele, et mida Viljandi ei paku või vähemalt tol hetkel ei pakkunud, on tehnika õppimine või tehnikalahendused, et kuidas näiteks helindada kooliüritust või millega arvestada saali valides, kas saula või võimla või et see tehniline või helitehniline. Nii-öelda see, mis jääb inimesele nagu nähtamatuks, aga mis tegelikult on väga suure tähtsusega. Ja, et helitehnika ja valgustehnika ka tegelikult on üliolulised, mis tegelikult on vajalikud, aga seda tol hetkel ei pakutud, ma ei tea, kas praegu. Aga näiteks millised on sinupoolsed soovitused, et nüüd 4 aastat seal koolis nagu ütleme, et neid mõõnaperioode võib-olla ei tekiks või millised on nagu, et edukaks läbimiseks? Igal inimesel on muidugi see erinev, mina pigem lähen loodusesse, ma istun keset parki või kallistan puud, eks ole, et selles suhtes või räägin sõbrannaga, et selles suhtes, ma praegu õpin ise ka magistris, et praegu on see periood, kus töö juures on kiire ja samas on ka koolis kiire, et on küll tekkinud selline tagasilöök, et nagu ei viitsi, ei taha, aga samas on see, et see kõik on mööduv. Jah, et samas ongi see, et ikkagi on ju hind edasi õppida ja see annab ju tegelikult ka kindlust tunda, et kui raske ka ei ole hetkel, tuleb sellest üle olla ja ütleme, et ka toetuda näiteks oma kursuse kaasõppuritele, et üksteise toel on ju palju lihtsam õppida. Ja, siin koha peal mina tahaks välja tuua, meil on praegu magistris on üks 4. punt ja me tõesti oleme orad selles kohas üksteisele, et me tõesti toetame, kui keegi jääb maha, siis kohe helistame, et kuule, et kuidas sul on, et äkki saame aidata, et venitame üksteist ikkagi nendest seisudest välja. Et tähtis ongi üksteisel olla olemas ja üksteist toetada ja julgustada. Aga aitäh, et sa leidsid meile aja ja ma arvan, et meil tuleb veel piisavalt palju kokkupuuteid. Ma arvan ka. Aitäh sulle. Aitäh.